Tere tulemast vaatama virtuaalse tantsulahingu esimest saadet. Mina olen Merili ja kes ka eelmist tantsulahingu hooaega jälgis, sai minuga tuttavaks juba võistluse finaalsaates. Uskumatu, see oli juba aasta tagasi, kuid pisut pöörasena näivast mõttest läbi koostöö reaalsus sai. Oleme endiselt siiralt tänulikult neile tantsukoolidele, kes meid usaldasid ja selle väljakutse vastu võtsid. Teieta poleks olnud mõtetki seda saadet teha ja nüüd alustame juba teist hooaega uute ja vanade osalejatega ning paljude uute ideedega ja samuti uue kaassaatejuhiga. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Emil ning nagu Merili juba mainis, olen virtuaalse tantsulahingu teine saatejuht. Aga jättes nüüd kõrvale, kes on uus, kes on vana, alustame virtuaalse tantsulahingu esimese saatega. Täpselt nii. Ka sel hooajal on meid ees ootamas, nagu nimigi ütleb, virtuaalne tantsuvõistlus. Kõik osalejad saavad mõnusalt oma kodustuudios või kodukandist tantse luua ning meie ootame kindlaks kuupäevaks vaid tantsuvideo üleslaadimist ette antud kohta. Ka sel hooajal oleme välja mõelnud teile kui tulihingelistele tantsijatele ja tantsuloojatele vinged ülesanded, millest kuulete iga 3 nädala järel pühapäeva õhtuti virtuaalset tantsulahingu uues saates. Kes veel mäletab, siis eelmisel hooajal rändasime tantsulahingu saatega ringi läbi Põlvamaad. Kohtusime siitkandi põnevate inimestega ning otsisime üles Põlvamaa kõige kaunimad paigad. Ka sel hooajal pole virtuaalne tantsulahing lihtsalt üks tavaline tantsusaade. Tõenäoliselt ka kõige särtsakamad tantsijad ikka ühel hetkel hinge tõmbavad ning siis just õige aeg teha tutvust põnevate ametimeestega, kes igapäevaselt meie ümber toimetavad. Just. Käisime Emiliga väga toredatel inimestel eriti ägedates paikades külas ning kutsume ka teid, head vaatajad, meiega koos avastama, milline on ja kuidas kulgeb üks tavaline tööpäev ühe või teise ametialal. Merili otsustas, et tahab teada saada, kuidas kulgeb ühe Päästeameti töötaja argipäev ning käis uurimas, milline on Põlva päästekomando pääste üks harilik tööpäev. Tere! Tere! No kuidas tundub, kas mina võiksin ka siin teie juures tööd saada või peaksin hakkama nüüd kõvasti trenni tegema, et ligilähedalegi saada sellel füüsilisel vormile, mis siin eelduseks on? Kindlasti on väga tähtis on füüsiline vorm, kui te vastate füüsilise vormile ja samuti tervislikud nõuded on tehtud, käite arsti juures ja teete katsed ära, vastate nõuetele, võimalik minna Väike-Maarja kooli ja seal õpite päästjaks. On olemas ka Eestis ka naispäästjaid. Päästeametit on kunagi ka hoolega tuletõrjujaks nimetatud. Täna on siin tehtav töö aga palju enamat kui vaid tule kustutamine. Milliseid väljakutseid te siis tegelikult saate? Et väljakutsed on nii erinevad. Iga väljakutse on vastavalt, kui häirekeskus saadab meid välja, kas inimene või loom vajab abi, vastavalt meie päästevarustusele saame aidata neid inimesi või neid loomasid, kes on hädas. Ja ei ole meil ainult see väljakutse ei pruugi olla inimene hädas või teinekord näiteks vajab kodunõustamist näiteks. Inimesel on vaja tuleohutuks saada oma kodu näiteks või siis mingi elamut näiteks. Või siis on raskesti elavad pered, kes ei tea, kuidas tuleohutusnõuded on, näiteks lõkke tegemine. Vajadusel räägime, kuidas peab siis olema õigesti andur paigaldatud, vajaduse paigaldama aitame. Ja ka siis teeme lasteaedades koolitusi tuleohutust, nagu ennetust räägime. Aga kuidas teie sattusite just Päästeameti erialale? Päästeametisse ma sattus niimoodi, et lõpetasin kaitseväe ära, meeldis selline füüsiline meeskonnatöö. Käisin siis erinevates Põlvamaa komandodes, uurisin, otsisin, kas on kuskil vaba kohta, kandideerisin, käisin Väike-Maarja koolis ja siin ma olen.
Teie töö on väga tõsine, kuid kas on juhtunud ka mingeid naljakesi seikasid? No kindlasti on näiteks, et on inimestel kodus selline auk või kogemata uss näiteks sinna auku läinud või kasvuhoonesse näiteks, mis vajab transportimist, inimene ei julge seda ussi ära võtta näiteks. Meil on olemas üleval need ussinäpitsad, võrk, saame ussi sinna panna ja saame ta ohutult loodusesse viia. Või siis mingi metsaloom näiteks rebane või mäger on kuskil auku kukkunud, inimene tahab abi, et me saaksime selle nagu ära likvideerida või eemale viia selle looma, et ta nagu liiga ei teeks. Ja päästab loomaga ära ja inimesele on hea olla kodus. Aga kuidas päästjad puhkavad või üldse lõõgastuvad? No ikka inimesed, kes on päästetööd teevad, ikka lõõgastuvad puhkade vabadel päevadel, puhkepäevadel, kes siis tegeleb näitlemisega, kes teeb sporti, kes käib kuskil rahvatantsus või kuskil showtantsus, tegeleb mingi motospordiga, suusatab, jookseb, ujub, kõik vastavalt, kuidas keegi ise tunneb, et ta sellel ajal, vabal ajal puhkab. Paljudes tantsukoolides on lisaks noorterühmadele ka täiskasvanud tantsijate rühmad, kes kõik erinevates eluvaldkondades töötavad, aga kas päästekomandos on ka töötajaid, kes tantsivad näiteks? Täpselt, jah, see ei ole mina. Olen tegelenud rahvatantsuga üle 10 aasta, olen ka kohalikus sõutantsugrupis, trupis olen tantsija Nõtkad ja Karvased, oleme tegutsenud üle 10 aasta ja oleme käinud ka üle Eesti esinemas, nii et väga vahva, aga mis on see kõige ägedam meenutus, mis sul selle tantsimisega siis seoses on? No ikkagi see lõõgastus, kui sa lähed ikka lavale ja tantsid ja esined ja publik elab kaasa, siis see tööpäeva mured ja mis on siin toimunud sündmustel ja see ununeb kõik ära ja siis on nagu meelelahutus. Meie vaatajate seas on palju koolinoori, kes võib-olla nüüd mõtlevad, et just see on see töö, mida nemad tahaksid teha, aga mis on need eriti tulised põhjused, miks need noored poisid või ka tüdrukud võiksid kaaluda töötamist Päästeametis? No eks see peab olema ka inimese enda tahe ja soov olla päästeteenistuja, kui sa tunned ise füüsiliselt nagu võimekas, vaimselt tugev ja tahad nagu inimestele head teha ja aidata, sest iga väljakutse on nii erinev. Need ei saa ühtemoodi võtta, näiteks kui on tavainimene on kuskil puidufirmas tööl, teeb iga päev ühte sama tööd, kas pakib neid puiduelemente või paneb mingeid detaile kokku, siis meie väljakutsed on päevast päeva nii erinevad, me peame olema kõigeks valmis. Meie päästeauto sisaldab nii palju erinevaid päästetehnikat, mida me peame teadma ja vajadusel kasutama, olema kõrgustes, minema sügavustesse, suhtlema, rääkima keeruliste inimestega vajadusel, kes nõuavad kodunõustamist ja samuti siis olema alati ka kiirabil abiks, kes on hästi raske inimene. Kiirabis on 3 töötajat tööl auto peal, nemad ei jõua tõsta näiteks kannatanud, siis meie oleme appi, aitame vajadusel, teeme kas uksed lahti, meil olema selline tehnika, millega me saame avada uksi ja kui inimene tunneb, et ta tahab siia seda ametit õppida, siis saab käia Väike-Maarja koolis, samuti on võimalik minna päästealal ka Sisekaitseakadeemiasse, käia rakenduskõrgharidus läbi, olla siis kas siis olla pealik, olla siis mingi ennetusbüroo juhataja või siis ohutusjärelevalve mingi juht. Aga suur aitäh, et te meid vastu võtsite ja ma soovin ikkagi, et siis rahulikke päevi oleks ja palju edu. Aitäh, tänan. No Merili, mulle tundub, et sul oli hästi põnev töövarjupäev Päästeametis. Hea, et tol hetkel, kui seal olid, ei tulnud ühtegi väljakutset. Aga kas me võime tulevikus sind ka Päästeameti riidades näha? See on väga hea küsimus. Ma usun, et iial ei tea, mida elu võib tuua, kuid ma usun, et ma jään ikkagi hetkel tantsuridadesse. Aga juba järgnevates saadetes saab näha, milliseid ameteid me veel uudistamas käisime ning mida põnevat teada saime. Nüüd aga saatega edasi. Just. Nagu eelnevalt ka mainisime, on mitmeid asjad tantsulahingus panakviisi. Nii ka see, et osalejate tantsulisi etteasteid hakkavad hindama lisaks tantsukoolidel endile ka 3 sõltumatut kohtunikku, kellega nüüd lähemalt tutvusteeme. Esimene kohtunik on Antsla tantsuselts Berliine asutaja ja eestvedaja. Tänavuse Eesti Tantsukunsti ja Huvihariduse Liidu poolt valitud Gert Nego nimelise tantsupreemia laureaat ja armastatud tantsuõpetaja Leili Väisa. Tema jagab punkte lõunaeestlaste eest. Hei tantsunoored, head õpetajad!
ootame teid osalema peagi algavale talvisele sõbralikule virtuaalsele tantsulahingule. Selleks on viimane aeg hakata koguma oma mõtteid, oma sõnumeid, mis puudutavad teid ja millega te tahate puudutada ka meid. Ja koguge neid mõtteid, ideid kas linnas või maal ja vormige need tantsukunsti vormi. Mina olen Leili Väisa ja mul on hea meel siit Antslas tantsuselts Berliinas teid tervitada kui virtuaalse tantsulahingu üks kohtunik. Olen puutunud kokku erinevate tantsustiilidega, võimlemisega, olen liikumisõpetaja ja õppinud näitejuht. Teie tantsulavastusi on mul ilmselgelt väga-väga tore vaadata ja ootan neid juba peatse kohtumiseni. Paneme nüüd suusad ka alla ja lähen minagi oma mõtteid koguma. Teiseks kohtunikuks on Karoliina tantsustuudio asutaja, kunstiline juht ja peatreener Merle Kaare. Merle on põhjaeestlaste hääleks punktide jagamisel. Tere, toredad tantsuinimesed! Mina olen Merle Kaare, Karoliina tantsustuudio ja mul on au olla sellisel toredal üritusel nagu virtuaalne tantsulahing kohtunikuna. Mina olen tantsumaailmas väga kaua olnud ja 20 aastat kindlasti olen ma ise loonud tantse, käinud väga palju ka erinevatel võistlustel ja muidugi tantsulahingul, küll mitte virtuaalselt, aga tean küll, mida oodata sellelt tantsulahingult. Lapsena ma tegelikult võib-olla ei arvanudki, et minust saab tantsuõpetaja. Ma näiteks armastasin hoopiski sellist toredat tööd nagu baaridaam, sest baaridaamid ju teenindavad ja teenindamine ja inimestega suhtlemine on tore. Nüüd ma aga samamoodi ilmselt teenindan ja suhtlen siis hoopiski natukene nooremate inimestega ja tantsulastega on väga hea suhelda, sest et sealt tuleb tore tagasiside. Ootan muidugi sinult, kallis tantsija, et kui sina teed oma toredat tantsuvideot, et seal oleks kindlasti sees sellist miskit, mis paistab ka ekraani taha, sest me ju päriselt ei kohtugi. Ja ilmselt tuleb sealt vist endast natukene rohkem anda, kui päriselt laval olleski. Küll aga on sul võimalusi rohkem, sa saad ju kasutada videovõtteid ja mina väga hindan põnevat videokunsti ja tantsu ühendamist. Seega ma ootan ägedat videot koos tantsuseadetega. Küll kindlasti annab sulle kasuks, kui sa kasutad uudset ideed. Minu jaoks on ikka alati see lause olnud, et idee on pool võitu, see on päris paljudes asjades, mitte ainult tantsumaailmas. Ja kui sul on äge idee ja kui sul on kõik need vahendid kasutatud nagu täiega, siis võib-olla lisaks sinna nüüd väike vürts veel sellele poolele, et muidugi tehnika tantsulises pooles annab ikka juurde küll, kuigi me videos saame selle võib-olla teiste võtetega natukene ära peita, siis eks ma olen huvitatud, et ka see on sul siiski olemas. Ja ma arvan seda, et sinule motivatsiooniks annaksin ma sellise toreda mõtte, et kui sa teed kõike seda väga entusiastlikult kogu tiimiga ja teil on äge, kõige tähtsam on see, et teil on see ettevõtmine mitte kohustuslik, tähtajaline, vaid ta on tulnud kogu südamest ja teil on põnev kogu see koosolemine ja terve see protsessi käik, siis ma olen päris kindel, et sa oled võidumees ja loomulikult soovin edu igalühele ja
kindel on see, et kui sa annad endast parima ja jääd iseendaga rahule, siis meie kohtunikud ei näe seda teistmoodi ja edu nägemiseni, kohtume varsti. Ja kolmanda kohtuniku rollis on MTÜ Türi tantsustuudio asutaja ja hing, videotantsutreeningute keskkonna Minddance looja Helit Seljamaa, keskeestlaste eeskõneleja punktitabeli loomises. Tere! Olen Helit Seljamaa Türi tantsustuudiost ja saadan teile tervitusi siit Kesk-Eestist. Kui ma ei oleks tantsuõpetaja, siis ma oleksin kas laevakapten või trummar. Tantsudes mina hindan kõige rohkem erinevaid formatsioone, joonisid, erinevate liikumiste kasutamist. Muidugi lisaks ka kogu tervikut ikkagi, kostüümid, ülesande lahendamine, tantsu tõlgendamine, tantsijate sära silmis, artistlikkus, kuidas tantsijad nagu ise on suhestunud selle teemaga. Et see on nagu minu jaoks selline, mida ma tahaks nendes näha. Ja mida ma soovin kõikidele osalejatele on see, et nautige seda protsessi, sest minu meelest on protsess kõige ilusam osa. Et muidugi see, kui lõpuks saab ta mingi tantskompositsioon valmis, video filmitud, et see on ka nagu äge, aga just see, kuidas see kõik loodud saab, tantsu õppimine, siis see ülesfilmimine, ülesannete lahendamine, et kõik see, nagu see protsess on hullult ilus ja hullult äge ja kõige arendavam tegevus selle juures, nii et nautige täiega seda protsessi. Hindamissüsteem on sarnane eelmisele aastale. Tantsukoolide poolt antud hinnete alusel kõige enam punkte saanud osaleja punktid taandatakse 12 punktile. Edetabelis järgmine osaleja punktid 10, 8 ja nii edasi üheni välja. See tähendab, 10 esimest tantsukooli saavad kirja mingi arvu punkte, ülejäänud jäävad selles voorus punktideta. Niisamuti kujuneb edetabel ka kohtunike punktidest. Kokku pandud saab sellest ühe vooru edetabel ning kõige suurem punktiskooriga tantsukool on selle konkreetse vooru võitja. Kuid mitte võistluse võitja. Jah, sest meid on ees ootamas 4 tantsulist ülesannet. See tähendab 4 vooru. Ja alles 4. vooru järel saame välja kuulutada selle kõige vägevama tantsukooli, kes viib võistluselt 1000-eurolise peapreemia ning au ja kuulsuse olla virtuaalne tantsulahing 2022 võitja. Aga enne veel, kui esimese lahendamist ootava ülesande teatavaks teeme, vaatame üle veel mõned olulised punktid. Hindamisele esitatav video ei pea olema filmitud ühe võttena ning võib olla monteeritud. Hindamisele esitav video ei tohi olla lühem kui 2 minutit ja pikem kui 3 minutit. Võistlusel ei piirata tantsijate vahetumist võistluse jooksul. See tähendab, kui esimest tantsulist ülesannet valmistavad ette ja esitavad ühed tantsijad, siis järgmise tantsulise ülesande võivad luua ja ette kanda tantsukooli teised tantsijad. Ja kõige tähtsam reegel, et tantsulust ja rõõm kestaks võistluse algusest kuni lõpuni, sest tantsu luua ja tantsida on ju nii tore. Ja nii lihtne see ongi. Ja nüüd tegutsema. Et aga oleks millest mõtteid mõlgutama hakata, tuleb teatavaks teha esimese vooru ülesanne. Esimene ülesanne on inspireeritud meie töövarjupäeva teemast, päästmine. Ja ülesanne kõlab nii. Üks kasulik nipp, mis võib päästa päeva. Meil kõigil on neid päevi, mis vajaks päästmist. Et päev päris rappa ei läheks või mõnda head nippi, et mõnus päev saaks olla veel parem. Teie ülesanne, head osalejad, on luua tantsuline video, mis oleks vähemalt 2 minutit, kuid mitte rohkem kui 3 minutit pikk. Valminud kava postitage hiljemalt 25. jaanuariks ette antud veebikeskkonda. Esitluse pealkirjas saate samuti kasutada oma loovust. Selleks korraks ongi kõik. Soovime kõigile palju häid mõtteid ning palju edu kõigile tantsu loomisega. Kohtume juba 3 nädala pärast, mil saame heita pilgu esimese vooru töödele ja moodustada algne paremuse järjestus. Nägemiseni!